Tere, armas noor! Kohe algab loeng nimega Väärtused. Loengut viivad läbi Linden Viinalas, kes on väliseestlane Kanadast ja töötab Tartus õpetajana, Merle Tolmusk, kes elab ja töötab Jõgeval lasteaia õpetajana ning Annika Paja, kes töötab Kuressaare haiglas ämmaemanda ja õena. Loengu esimeseks osaks tuleb üks mäng. Ole hea ja pane endal valmis üks paber ja pastakas. Mõnusat loengut. Ja hakkame siis mängima. Meie mäng nüüd nimetatakse õiget valikuteks, sest elu on valikud täis. Vaatame, kuidas elu käib ja hakkame elu mängima. Teil on paberileht väga hea. Joonistage palun paberilehe peale 10 ringid. 10 ringid, ükskõik kui suur peaasijätted mahuvad sinu paberile. Need ringid sümboliseerivad teie elu, kõiki teie võimalusi, kõiki teie rahasid, kõiki teie anded, kõik su aeg, kõik mis iganes seal elus on, seal on sul nüüd paberi peale. 10 ringid. Ja vaatame, ma pakun teile kõiksugused valikud nüüd. Üks või teine võite valida. Ei pea üldse valima, aga iga valik maksab kas 1, 2, 3, mis iganes palju ringid. Vaatame, kuidas elu käib, kas teil on õiget valikut. Nii, esimene valik on, kas sa tahad selline suur ilus maja või kui põnev auto. Maja või auto, üks või teine, mõlemad korraga ei saa, aga need igaüks maksavad vaid 1 ringi. Ei pea üldse valima, aga võid. Kas sa soovid ühe kruiisile minna? Maru hea. Või seda, et see, kellega sa oled armunud, et see kindlasti abielub sinuga õnnelikult eluks ajaks. Üks või teine, mõlemad maksavad 2 ringi. Ei pea valima, aga võid. Kas sa soovid olla oma tutvusringkonnas kõige populaarsem, nagu see tüüp kindlasti, või leia endale üks tõesti abivalmis sõber ja vaata, kui abivalmis on see sõber. Kui sa oled hädas, tuleb kohe appi. Populaarsus maksab vaid 1, aga tõeline sõber maksab 2 ringi. No, vali, kui sa tahad. Kas sa soovid ole väga endale saada väga hea haridus või väga edukas äri? Mõlemad 2 ringi maksavad. Hea haridus või väga tulukas äri. Kas sa soovid saada hea, terve, rõõmu täis pere või kuulsus, maailma kuulsus, vaata, pere maksab 3 ringi, kuulsus 3 ringi. Valiku teinud. Oota, kui sa valisid endale seda terve perekond, rõõmutäis perekond, siis joonistage endale 2 ringi juurde. Palju õnne temale, kes seda valis. Miks siis 2 juurde?
ei, kuulsus tuleb ja läheb, aga kui sul on tõesti rõõmu täis terve perekond, see annab elule väga palju juurde. Nii et 2 ringi juurde, kui seda valisid. Kas sa soovid oma nägevuse juurde, välimuse juurde ühe asja muuta? No või tema puhul 10-20 asjad. Või kas sa soovid üks eluaegne tööline armastus. Armastus, mis kestab eluks ajaks. Oma välimus muuta või tööline eluks ajaks armastus. Vaid 1 ringi, väga odav. Aga kas sa tahad 5 aastat ükskõik mida teha, ükskõik kuhu minna, ükskõik kellega, kõik oma soovid saab täita 5 aastat või oma sõpruskondas respekt, austust. Nii, 5 aastat ükskõik mida teha soovid 2 ringi, aga respekt, austus maksab 2 ringi. Vaatame. Kui sa võtsid 5 aastat, valisid 5 aastat teha, mis iganes sa soovid, kuhu iganes, kellega, tead, tõmba veel 1 ringi maha, kes seda valis, sest ilmselt, kui sa arvad, et sa võid 5 aasta jooksul teha mida iganes soovid, kus iganes, kellega, olgem ausad, see läheb sulle maksma rohkem, kui sa alguses arvad. Nii et 1 ringi maha, kui sa seda valisid endale. Aga kas sa tahad puhas südametunnistust? Või äkki soovid endale seda võimalust läbi lüüa 1 asjaga, mida sa oled alati tahtnud teha? Palju need maksavad? Puhas südametunnistus ja ka võimalus läbi lüüa asjaga, mida sa oled alati tahtnud, mõlemad 2 ringi maksvad. Oi. Nüüd aga läheb asi tõsiseks. Kas sa soovid ühele inimesele imet valmistada? Vaata, kui hea oleks. Haige laps, talle imet valmistada. Või äkki uuesti elada 1 sündmus oma elust, oma eelnevast elust. Midagi viltu, opsti, ega midagi, saad uuesti teha, äkki paremini tuleb välja. Nii, imed või uuesti läbi jääda 2 ringi. Aga minna said otsas. I having küll. Ilmselt on jah, võimalused otsas teil. No ja. Aga ise valisite. Ma kogu aeg mainisin, et ei pea valima, võid loobuda. Aga ma loodan, et siis te olete oma elu valikutega rahule. Sest nüüd tulevad need kõige paremad, kõige raskemad ja kõige tõsisemad valikud. Elu lõpus, kas sa soovid seda hetkeni jõuda ja vot sa saad endale 3 aastat juurde. Või kas sa soovid kiire, valutu elu lõpp?
no nii. Ai, 3 ringid. Teil on aga ringid juba otsas. Te ei saa seda valida. Kas tahad või ei taha? Tahaks jah, aga ei saa. Aga kui räägida nüüd 3 valikutest, mida elus oleme teinud, ma hea meelega jagan. See pilt on teinud, ma vaevalt tunnen ära seda noormeest seal, aga see on meie perekond. Ja perekonnana tulime Eestisse juba 25 aastat tagasi. See oli üks fantastiline valik meie elus, minu elus. Ja perekond tuli kaasa. Elu on näidanud, et see oli üks väga õnnistatud valik. See, kelle kõrval ma seisan seal, on Janice, minu abikaasa. Vaid 40, mitu nüüd? Peaaegu 2. Vot õige. 3, Janice. Peaaegu 43 aastat. 2021, 2022. It's 21. Jah. 42 aastat. Üks aasta oli nii hea, nii tore, et see läks kiiresti mööda. 41 aastat. Ja me oleme koos elanud, me oleme üksteisele true olnud ja see on meie elule väga palju juurde andnud. Ma tänan sind, et ma saan sinu peale loota. Sa oled minu elu ilusaks, hirmus rikkaks teinud ja ma tänan sind. See oli jah, teine valik. Aga 3, mis on tegelikult elus kõige tähtsam valik. Mina tegin juba nüüd peaaegu 50 aastat tagasi, kui ma valisin endale seda elu keskpunkt, mis ei kõigu, mis annab elule point, mis annab elule nii palju juurde. Ja see on see, kus mina valisin ja kutsin enda südamesse ja andsin oma südamesse Jeesusele. See alus, mis Jeesus annab elule, ära ei kõigu. Ta on ustav, ta on minu ustav, fantastiline, abiline, sõber, lõunastaja, rõõmustaja ja vot seda alus, elu alus ma võin südamest teile kõigile soovitada. Sa leiad see, mis ei kõigu, mille peale sa võid vabalt, julgelt elu ehitada. Järeldused saame sellest mängust teha. Valikut on tõesti kõiksuguseid. Elus, ma arvan, et te juba mõistate, et üks valik juba viib inimene teise valiku juurde. Ja see võib vasti lõppeda nii sellega, et võimalusi enam ei olegi. Sul on oma ressurssid kõik maha mängitud. Samas te ka nägite, et hea valik annab juurde. See avaneb head uksed ja viib head võimalused juurde. See on küll hea. Aga see mäng meile ka näitab, et me ei tea, mis ees ootab. Me ei tea, mis valikud ootavad homme, ülehomme, 10-20 aastat pärast. Nii et kui me hoiame need ressursid ka alles, et mitte raisata,
siis on teil millega pärast investeerida, pärast kasutada oma elu kõige paremates mõttes ja teha edasi need head valikud. Kõik tahavad kõik korraga, aga ei ole mõtet. Mõtet on alles hoida, mitte raisata. Ja jälle ma tahan rõhutada, et kui sul on need valikud, eluvalikud, ikka vali elupoolsed valikud. Need, mis tõstavad elu, need, mis kaunistavad elu, need, mis rikkustavad elu, mitte ei hävita elu. Jõudu teile kõigile selleks. Nii, tere noored ka minu poolt, et juba täna saite kuulda ja näha üht-teist, mängida ühte toredat valikute mängu, mille nimeks oli elu. Ja eks te nägite ise ka, et neid valikuid esialgu tundub, et need valikud on hästi lihtne teha, et kes ei tahaks ilusat uhket maja või kes ei tahaks kenad autot saada. Ja lõpupoole need valikud läksid tõsisemaks ja nagu mängus nägite, teil ei jagunud neid ringe kahjuks. Aga me räägime veel kord valikutest. Ühest väga-väga tähtsast valikust meie elus. Minul on siin üks, mis see on? Õun. Me kõik armastame õunu. Ja see õun on üks imeline puuvili. Mul siin õuna sees peaksid olema seemned. See vist on siuke rohkem tehisõun, siin polegi seemnet. Ikka me ühe seemne leiame siit. No kus ma siis panen selle nüüd? Pean selle veel kord pooleks tegema. Tuligi lupsti üks seeme välja. Nii, see seeme on imepisikene. Ja see on väga tähtis seemne. Vähemalt selle õuna jaoks. Vähemalt tulevase õunapuu jaoks. Et me jälle saaksime õunu, siis selleks on vaja üks seeme. Sellel seemnele on vaja häid tingimusi, et ta saaks idanema hakata ja kui on väike taimekene, on vaja häid tingimusi, et ta kasvaks. Ja see võtab aastaid, võib-olla 5-6 aastat, kui ta esimest korda see väike noor õunapuu hakkab kandma jälle õunu. See seeme on tähtis õunakasvatajatele. Aga minul see nii väga tähtis praegult ei ole. Mina võin selle ära süüa. Ma ei kavatse õuna kasvatada, õunapuud. Aga te näete siin ühte pilti, mis on nagu üks mull. See on tegelikult viljastunud munarakk. Sina ja mina, me kõik olime ühel hetkel sellises arengustaadiumis. Viljastunud munarakk otse kui üks väike küps seeme, mis alustab oma elu. Ja see ei ole nagu õunaseeme. See on palju rohkem väärtuslik kui see õunaseeme. Sest sina oled väärtuslik. Palju rohkem väärtuslikum kui see õun. Ja ma tahaks teile rääkida natukene inimese arengust ema ihus. Et me oleme kuulnud siin seksuaalkäitumisest, suguhaiguste levikust, samamoodi seksuaalkäitumisega üheks lõpptulemuseks võib olla rasedus, kus see pisikene seeme saab viljastunud seal, munarakk ja seemnerakk ja sel hetkel, kui nad ühinevad, on sündinud juba elu. Elu, mis on palju tähtsam kui see õunaseeme. Ja selle elu peale peab ka mõtlema. Sinu ema ja isa mõtlesid selle elu peale. Ma loodan kogu südamest, et kõik olite soovitud lapsed. Ja ma loodan kõigest südamest, et kõik teie vanemad on väga õnnelikud ja rõõmsad teie üle. Aga kahjuks on juhtumeid ja kahjuks tänapäeval liiga palju juhtumeid, kus noored või isegi vanemad inimesed, kes justkui kogemata, ootamatult jäävad rasedaks.
kuidas üldse juhtuda saab, on minule mõistetamatu, aga siiski on selline väljend nagu ootamatu rasedus. Ja mis siis teha selle teadmisega? Kõigepealt haarab inimest hirm, teadmatus. Kui vanad te siin olete? 14, 15, 16. No mõtle nüüd ennast, kui sina jääksid praegu rasedaks 15-aastasena. Sa käid võib-olla 9. klassis alles, aga sa oled piisavalt suur, et otsustada, mis elu elada. Sul on võib-olla juba peigmees, sa oled armunud, hormoonid möllavad ja võib-olla elata juba ka suguelu. Aga siiski, sa pead mõtlema selle peale, mis võimalused, mis on selle tulemus. Üks tulemus võibki olla see, et kondoom peab alt või pilli jätsid liiga hilja võtmata või lihtsalt hormoonid möllasid ja sa ei andnud endale aru, mis sa teed. Ja tulemuseks on see, et sinu väikeses kehas on kasvama hakanud üks seeme. Viljastunud seeme, viljastunud munarakk ehk inimene. Arstiteadus on tõestanud, et sellest hetkest, kui seemnerakk ja munarakk ühinevad nii emapoolsed kui isapoolsed geenid. Ja kui nad on ühinenud, siis selles väikses seemnes on juba inimelu sees. Ta ei näe inimese moodi välja, aga see potentsiaal kasvada inimeseks on seal olemas, see power on seal olemas. Nii nagu ma näitasin seda õunaseemet, mis ma ära sõin, tal oleks olnud võimalus kasvada ilusaks suureks õunapuuks ja kasvatada veel palju aastaid õunu. Ma sõin ta ära. Samamoodi seisad sina valiku ees, kui sa kogemata avastad, miks sa iiveldad, miks sul on paha olla, mis toimub, appi, ma olen rase, mis ma teen. Te olete kuulnud küll sõna abort. Jaa, kes teab, mis tähendab abort? Jah, just, see tähendab raseduse katkestamist. Aga kõigepealt räägin natuke, näitan teile toredad beebisid siin. Siin on mul üks imepisikene beebi. See beebi siin on juba 7-nädalane. Ehk siis rasedusnädalaid loetakse 2 nädalat rohkem, et see on 5 nädalat vana beebi. Beebi ise on 5-nädalane, rasedusnädalaid on 7. Selle väikse beebi süda hakkas lööma, kui ta oli 21 päeva vana. Ja see 21 päeva vanune beebi oli pool sellest suurusest, selle beebi suurusest pool. Ta oli nagu väike koma. Ei olnud tal näha veel pead ega käsi ja jalgu, aga tema süda juba hakkas lööma 21 päevaselt. Ja ta kasvab hästi kiiresti. Et väikese inimese areng ema ihus toimub nii kiiresti, et kui esimese 3 raseduskuu jooksul, et kui see inimese areng kestaks kuni sünnituseni välja sama kiiresti kui esimese 3 elukuu jooksul selle ema ihus, siis ta sünnitushetkeks oleks täiskasvanud elevandi suurune. Aga õnneks seda ei toimu. Need esimesed rasedusnädalad on areng kõige kiirem. Et me imestame, et ta on siin 7-nädalane, ta on juba täitsa inimese moodi. Tal on käed, jalad, suud, ta tobib sõrmi suhu, ta on aktiivne. Siin on mul veel üks beebi. See on juba 8-nädalane, tiba suurem kui see, poole suurem. Ja siis on mul siin 9-nädalane, veel kord poole suurem. Ja siis on mul siin 10-nädalane, täitsa väike miniatuurne inimene. Ultrahelipiltidel olen ma näinud, kuidas nad hüppavad ja kargavad ja teevad kukerpallisena ema ihus. Ema ei teagi veel, ei tunne veel. Aga me nimetasime nime abort. Et tänapäeval on elu natukene just nagu paremaks läinud. See protseduur abort on kole protseduur. See on selle väikese beebi eemaldamine ema ihust. Paremaks on ta läinud mõnes mõttes sellepärast, et ei tehta enam väga palju seda kirurgilist aborti operatsiooni teel. Et kui palju te olete lugenud või teate, et kirurgilist aborti tehti sellises suuruses beebidele. Ja see tähendas seda, et operatsioonitoas
mindi ema ihusse vastavate riistadega ja see väike beebi kraabiti ema üsast, emakast välja tükkideks ja imeti välja. On kole? Jaa. Ja kõik arstid ja meditsiin on rõõmsad selle üle, et tänapäeval saab teha meditsiinilist aborti ehk tabletiaborti. Ja seda tehakse justkui mööda minnes. Sul ei ole vaja haiglas sees olla. Sulle antakse naistearsti poolt lihtsalt 2 tabletti. Sulle öeldakse, millal sa võtad esimese tableti, millal sa võtad teise tableti. Ja siis see väike inimene esimese tableti tulemusel ta sureb ära, sest see peatab toitainete voolu selle väikese inimesse, vereringe katkeb, toitained katkevad ja ta lihtsalt sureb ära. Teine tablett tuleb võtta natukene hiljem ja siis see teine tablett väljutab selle surnud loote nagu rohkem menstruatsiooni. Et enamus te olete juba selles eas, kes te juba käivad päevad iga kuu tüdrukutel ja see on paras tüütusprotseduur, aga seda on vaja selleks, et tulevikus sa lapsi saaksid. Et just nagu päevad, natuke veel rohkemad. Tabletiaborti tavaliselt tehaksegi kuni 7–9 või isegi 8 nädalastele beebidele. Et kas see on siis hea valik? Kui sa nüüd tead, milline see väike inimene välja näeb, sina olid selline. Siis mõtle, mis on need valikud, mida sa peaksid tegema enne seda, et sa mitte ei peaks seisma valiku ees, kas teha aborti või mitte. Kuidas ma räägin oma ema-isale, et ma olen rase? Mida ma teen? Kas kool jääb pooleli? Kuidas ma saan titaga hakkama? Kõik see maksab raha. Nii et kallis noor inimene, tee üks valik enne seda valikut. Mul on siin veel toredad beebisid. Et sellest hetkest, kui beebi sai 9 nädalaseks, eriti ei muutu selle väikese beebi ihus mitte midagi. Ainuke asi, mis muutub, on tema suurus ja proportsioonid. Et kõik tema siseorganid on olemas. Veri voolab, süda tuksub, ajurakud arenevad. On lihtsalt vaja kasvada. Siin on juba 12-nädalane beebi. Ja need mudelid siin on täpselt sama rasked ja sama suured, kui ta originaalis see beebi seal ema ihus oleks. Siin on mul 16-nädalane beebi. Isegi siis veel ema ei tunne oma lapse liigutusi. See laps on väga aktiivne. Siin on mul, kas see on 20-nädalane või 25, las ma mõtlen. Jaa, see on 26-nädalane beebi. Ja siin on juba 30-nädalane beebi. Et nii suure lapse liigutusi juba emad tunnevad. Ja siis juba emad näitavad, et ma olen rase, mu sees on inimene, elu. Aga väga paljud ei tea, et ka see pisikene on sama palju väärt kui see suur. Selle pisikese lapse elu on sama palju väärt kui sina, kes sa istud siin ja kuulad. Nii et tehke oma valikud õigel ajal ja õigesti. Seoses selle abordi teemaga ma tahaks anda ühe väikese loo enda elust, et siin ma istun ja olen, aga ma oleksin võinud jääda olemata. Et minu elus oli algus üsna raske. Minu ema ja isa olid joodikud. Mina olin oma emale isale 4. laps. 3. lapse sünnil ehk minu vanema õe sünniks oli minu ema juba täiesti joodik. Nõnda, et ta oleks võinud teha aborti. Või siis, et see abort oleks võinud tekkida ka seoses selle tema oma keha mürgistusega. Et minul on väga hea meel selle üle, et ma ikkagi sündisin. Algus on olnud raske ja meil elus kõikidel on omad raskused rohkem või vähem, aga
ma olen saanud sellest üle ja ma olen tänulik, et ma saan elada. Ja ma olen andeks andnud oma emale, ma olen andeks andnud oma isale. Ja ühesõnaga, elu on elamist väärt. Elu on väärt seda, et me teeme õigeid valikuid. Ja soovin ka teile seda jõudu jätkuvalt. Täna saab keegi rikkaks. Ainult et mitte väga. Aga tahaks teile midagi pakkuda, aga see on vaid 5 euro. Te vist ei taha. Kas keegi tahab seda 5? Kas sina? Sina ka? Okei, saad. Saad. Ei tahagi. Okei, kena. Kas sina saad? Tahad? Jah, varsti saad. Varsti saad, sest okei, see on niisama. Kui ma aga vaiksemaks teen, kas sa siis saad? Tahad? Jaa, aga kahjuks veel ei saa. See võib veel vaiksemaks minna. Kas mini kasvab väiksemaks või lihtsalt läheb väiksemaks? See, mis on alguses, aga vägagi väikene, umbes nii väikene. No nüüd ei taha seda keegi. Kas sa tõesti ikka tahad? Võib, jah? Aga huvitav, nii väikene, see ei ole enam suurt midagi, on ju? Aga miks ta seda ikka tahab? Miks ta ikka seda tahab? See on sama väärtus. Väärtus on üks ja sama. Olgu ta nii väikene, kui ta üldse olla võib, või olgu ta suureks kasvanud. Väärtus on ikka seesama. Palun väga. Nii nagu inimesel. Pea meeles. Tere, olen Merle ja täna räägin teile veidi suguhaigustest. Et kuidas nad levivad, mis on nende sümptomid ja kuidas me võiksime peatada nende levikut. Ja need haigused võivad meid kõiki puudutada ja me võime olla kõik nendest ohustatud. Ja ometi on uuringud näidanud, et alla 25-aastastel inimestel on kahjuks neid kõige rohkem ja see on ilmselt sellest, et nemad on seksuaalselt kõige aktiivsemad elanikkonnast. Ja võin nüüd nimetada siin mõned, kindlasti oled ka ise palju ja mitmeid kuulnud, et klamüüdia, tripper, kubemeteid, igasugused satikad ja ka nüüd kiiresti leviv HIV-viirus. Ja miks on suguhaigused ohtlikud? Ohtlikud on nad selle tõttu eriti, et nende sümptomid ei ole alguses eriti märgatavad ja eriti naistel. Ja sellepärast ei pöörduta ka arsti juurde ja kuigi inimene ise ei tea, et ta on haigestunud suguhaigusesse, siis ta ometi levitab neid edasi ise seda teadmata. Ja algusfaasis on haigused, nagu iga haigus, kergemini ravitav, nii ka suguhaigused. Ja kui ravi on jäänud kas pooleli või polegi alustatud, siis nende mõjutamine antibiootikumidega on juba palju keerulisem ja nad ei taha enam ravile alluda. Ja mida need suguhaigused siis teevad? Nad võivad põhjustada naistel viljatust või siis emakakaelavähki, ka rasedust väljaspool emakat või siis raseduse katkemist. Ja nende tagajärjed näiteks HIVil võivad ka värissurmaga lõppeda.
nii, ja kus need haigused siis on? Ja nemad siis viibivad, kui nad sisenevad kehasse, organismi, siis on nad kehavedelikes. Nii, minul on siin keemialaud, nii, siin on puhas Eesti vesi, et meil on siin keha ja kehavedelik ja kehavedelikud püsivad keha sees. Aga igas kehas on ka avaused ja avauste kaudu siis kehavedelikud vahetavad asukohta. Nad võivad liikuda teise kehasse. Nii, kuidas nad ka väljuvad kehast, siis võib neid ka sealt avauste kaudu, keha avauste kaudu ka lisanduda kehavedelikke. Ja nii kaua, kui meie kehavedelik on meie kehas, me ei ohusta mitte kedagi. Aga kui nüüd suguhaigus või ütleme HIV on keha avause kaudu, lisan siia soola natukene. Vedelik on ikka läbipaistev, värvus ei ole muutunud ja silmaga me ei näe, et siin on mingit viirust või HIV-i, siis ometi on ta siin kehavedelikus olemas. Ja keemiliselt me saame juba mõninga aja pärast seda testida, aga see inimene, kes omab seda kehavedelikku ja ütleme, et see HIV on selles soola näol siin, siis võib ta juba levitada seda haigust edasi. Nii. Ja kui me ka tõesti see HIV-viirus, see haigus on siin suletud kehas, me ei ole ohtlikud teistele. Me võime laulda või tantsida või koos mängida, teha tegevusi teiste inimestega, me ei ole ohtlikud teistele, vaid see mõjutab meid ennast ainult. Nii kaua, kui me ei ole seda oma kehast lubanud väljuda. Ja siin on mul Eesti mulda natuke kaasas. Ja kui ma nüüd lisan seda kehavedelikule, ütleme, et see on haigus, suguhaigus või HIV. Nii. Siis see kehavedelik on, ütleme, veri on punane. Ütlen seda, et veri on ikka punane, kui sul on mõni haigus või HIV-viirus sinus, aga ometi mullas ei ole HIV-i, et mulda ei pea kartma, aga ometi, kui me vahetame kehavedelikke, siis me anname nakkust edasi. Ja kuidas me siis anname? Annamegi siis kas vere kaudu, vereülekannetes, tätoveerimistel, augustamistel ja ka süstimisel, süstaldega. Ja siis haigus, suguhaigused, HIV-viirus on ka inimese sugulistes vedelikes. Ja kui ta neid siis annab teisele inimesele seksuaaltegevusel, seksides, siis ta võib nakatada teisi. Ja vähesel määral on ka leitud inimese süljes, higis, aga teaduslikult ei ole veel tõestatud, et nende kaudu saaks anda edasi suguhaigusi või HIV-i. Ja ka ema võib siis, kui ema on nakatunud, võib anda edasi HIV-viirust oma beebile. Ja mida siis teha, et me see levikut aeglustada või peatada või hoopis vähendada selle viiruse levikut, siis nagu me teame, HIV on haigus,
mis hävitab inimese immuunsussüsteemi. Ja kui HIV tuleb inimese organismi kehasse, siis ta tõesti hävitab tema kaitsesüsteemi, immuunsussüsteemi ja inimese kehasse on kerge siis palju kergem pääseda erinevatel viirustel, mis siis hävitab inimese organismi. Ja räägin siis, kuidas me saame ennast kaitsta. Ja kui meil on näiteks palju seksuaalpartnereid, siis me oleme ka olnud otse kui seksuaalvahekorras kõigi nendega, kellega on meie partner olnud. Ja see on ka põhjus, mille pärast mina siin täna üldse räägin vabatahtlikuna. Et kui mina abiellusin oma abikaasaga, siis mina uskusin ka, et meie elame kuni surmani, oleme truud üksteisele. Aga kahjuks pean ütlema, et seda ei juhtunud. Ja ühel hetkel oli minu abikaasal päris palju erinevaid ühe öö suhteid ja tänu sellele ka mina haigestusin päris mitmesse suguhaigusesse. Ja me ravisime neid ja käisime ka arstide vahet ja kui ma jälle järgmisele konsultatsioonile läksin, siis selgus, et ma olin järjekordselt uue suguhaiguse saanud ja see tekitas väga suurt häbi ja sellist kurbust, ja ma olen väga õnnelik selle üle, et ma ei haigestunud HIV-i ja mu elu läks edasi siiski. Aga nimetan nüüd ära, et tõesti, et me peaksime eeldama või mõistma, et me ei laseks armastusel või sõprusel hävitada või ennast ohtu seada, et me peaksime eeldama, et igaüks võib olla nakatunud. Ja kindlasti peaksime kasutama kaitsevahendeid, kui puutume võõra inimese verega kokku või suguliste vedelikega. Ja veel on mitmed variante ja ma usun, et sa kuuled selles loengus. Nii, et näidata, kuidas inimene üldse HIV-iga nakatatud saab, me teeme väikse mängu, kuigi see üldse mäng ei ole. Aga meil on inimene, kes sümboliseerib meile keha. Emma on meie keha, tule siia keskele. Aitäh, tubli keha. Kehal on seda hea omandus, et seal on immuunsüsteem. Mida immuunsüsteem teeb kehale? Kaitseb AA+. Nii, tere tulemast kaitsesüsteem. Tule nüüd keha ümber, tule ruttu. Ja, väga hea. Tugev immuunsüsteem, ma vaatan, et suht kogenenud immuunsüsteem isegi. Mitte vana, kogenenud. Nii, see on hea, sest on olemas kõiksugused viirused. Näiteks külmutus. Külmutus tuleb ja tahab kehale tabada. Kui ta suudab seda kätt, oi kui aktiivne! Kui suudab keha kätt saada, siis see näitab, et keha saab nakatatud. Vaatame, kas immuunsüsteem suudab. Proovi, palun. Aga ei. Sealt ei saa. Tuleb ümber. Proovib uuesti. Ei saa. Immuunsüsteem nii agressiivne ja oi kui hea. Nii, väga hea. Ma väga vabandan, aga immuunsüsteem on sinust tugevam väikse külmutus. Aga HIV-ga on nii, et tal on immuunsüsteemist suht savi. Ta tapab immuunsüsteem maha enamusti, nõrgeneb. Nii, härra HIV, nukker vend.
sa nüüd saadad minema 2 immuunsüsteemi osad. Teie, vabandage, teed peate ära lahkuma. Õnneks osa immuunsüsteem, kes seda keha väga armastab ka, ütleme nii, et see on olemas ja tahab kaitsta. Kas sa nüüd HIV viirus suudad kinni haarata? Vaatame! Aja, kohe said! Kohe sai. Täname, et te olete väga tublid. Mis see tähendab? See näitab, et HIV saab kenasti seda keha kätte, tapab immuunsüsteem maha ja seega suudab keha sisse saada ja sealt hakkab keha ise hävitama. Nii, tõsine asi. Aitäh! Ja kõik. Nii, tahaks reisida. Mulle meeldib reisida. Kui reisile minna, siis on pileti vaja. Kui me korraldame reisi ja pakume pileti välja ilma rahata, siis mida inimene teeb? Läheb reisima. HIV-ga on nii, et see on kui reis. Aga see on ohtlik reis. Selle vastu pakutakse kondoom lahenduseks. Kondoom olemas, kõik korras. Kas on nii päris? Ma just vaatasin statistikat. Kondoomi tootjad ise vaidavad, et tavaliselt kondoom on 85–98% efektiivne HIV-i nakatumise vastu. Kas see on päris ohutu pilet? Sest need piletid jagatakse kondoomi näiteks. Kondoomi jagatakse nagu reisipileti ilma rahata, missugune värvid soovid, missugune tekstuuriga soovid, missugune maitsega soovid ja nendega ikka reisitakse. Kui ohutu on see reis, me juba mainisime, et kondoomide tootjad ise vaidavad, et ütleme, et 90% efektiivne HIV-i nakatumise vastu. Kui meie selts siin aga läheme reisima ja kui mingisugune kooliklass läheb reisima selle piletiga, kas see on päris ohutu, kui on juba teada, et statistikat väga selgelt näitab, et üks vähemalt meest tagasi ei jõua elusena. Ma pakun, et see väga ohutu reis ei ole. Äkki oleks mõttekam mitte reisida. Ega sa ei pea reisima. Sest su keha on üks imeline asi. See on üks ime tegelikult. Ja seda tuleb kaitsta mõistusega. Sa ei ole mingi loom metsas, kes peab kuskil saksima. Ei, see on mõistus peal. Kasuta seda ja mitte oma keha raisata, ära anda, ära hävitada. Väga südamest soovitan teile. Aitäh. Head reisimist või mitte reisimist. Ja kui piletist juttu tuleb, ma vaatan, et ega see päris pilet, ega kondoom ka ei ole. Aga tundub päris hea, tugev olevat. Samas on ta tegelikult augu täis. Nii nagu kondoom ise. Aga need kondoomiaugud on eriti väikesed. Nimetatakse pooriks.
lateksis on ikka poor. Kui suur ta on? Võrreldame näiteks mingi sugulased teel levinud haigusega, mis on umbes, no teeme nii, et see poor suurus on nii suur, suhteliselt. Näiteks enamustel on umbes pea suurusega, et see väga läbi ei lähe. Aga HIV on nii kaval. HIV on nii kaval, et ta on umbes nii suur. Ja hävin küll mahub kenasti läbi, et kui ta satub just õigese kohta ja kes teab, kus see koht on, siis on juba hilja. On läbi läinud, sa saad nakutatud ja me kõik teame, mis see tähendab. See tähendab, sa oled HIV-iga nakutanud. See võib edasi areneda AIDSi, aga enamasti edasi ei arene AIDSi. Pigem juhtub nii, et inimene saab nõrgenenud immuunsüsteem, ta saab mingisugune kopsupõletik ja ta ei saa hingata. Ja siis tuleb selline surm, mida sa 1 või 2 või 3 või 10 ringiga ei saa paraneda. Ongi läbi, ongi inetu lõpp. Mistõttu ma üldse ei vabanda. Ma jälle rõhutan vali elu, sõber. Me oleme veendunud, et need valikud, mida soovime teile selle programmi kaudu pakkuda, ongi just nimelt õiged valikud. See on õige teha valikud, mis hoiavad elu hävitamisest eemale, mis aitavad sind mitte ohustada enda ja ka oma lähedaste tervisi, nii füüsiline kui ka vaimne elu. Me südamest loodame, et meie õiget valikute programmi paneb sind mõtlema elu üle ja aitab sind leida endale siukene elu vundament, mille peale sa võid julgelt, positiivselt ja ka edukalt oma elus tõesti õiget valikut teha. Jõudu ja tarkust selleks kõigile.